19. sajandi keskel hakkas Tallinnas arenema voorimeheteenuse kõrval ühistransport. Esimeseks transpordivahendiks, mis suutis vedada korraga mitukümmend sõitjat, oli hobutramm. Hobutramm võimaldas vedada kesklinnast Kadriorgu ja tagasi korraga mitukümmend sõitjat. Tallinna linnavalitsus otsustas, et ka Tallinna tänavatel võiks liikuda hobutramm. Hobutrammis nähti võimalust ühendada kesklinnaga Tallinnas huvituspiirkond Kadriorg. 1888. aastal sõlmiti leping Eestimaa parunitega, kes pidid ehitama 3 hobutrammiliini. Esimene liin pidi kulgema Vanalt Turult mööda Viru tänavat ja Narva maanteed Kadriorgu. Viru tänava lõpus läbistati bastion ja lammutati linnamüüri Viru värava eesvärav. Trammide rööpme vaheks valiti 3 jalga ja 6 tolli ehk 1067 millimeetrit. 12. augustil 1888. aastal avati Tallinnas hobutrammi liiklus Vanaturu kaelast Kadriorgu. Trammiliin kulges mööda Viru tänavat kuni Vene Turuni ja sealt edasi Narva maanteele. Trammiliin oli üherööpmeline, vastassuunas liikuv hobutrammi vagun sai mööduda möödasõidukohtades. Algul polnud hoburaudtel peatuskohti, peale ja maha võis minna sõidu ajal. Sajandi vahetuseks pikendati trammiliini Kadrioru Luigetiigi juurest Narva maanteele ning sealt edasi Pirita tee alguseni. Veel trammiliiklusega alustamise aasta sügisel hakkas tööle hobutrammiliin Vene Turult mööda Tartu maanteed Turu tänavani. 1899. aastal müüsid hobutrammi Eesti mõisnikest omanikud selle Belgia aktsiaseltsile Tramways de Reval. Uued omanikud remontisid Tartu maantee rööbastee ja pikendasid seda kuni Odra tänavani, kus asus Laada plats. 28. märtsil 1901. aastal avati hobutrammiliin Vene Turult kuni Pärnu maanteel oleva raudtee ülesõidukohani. Hobutrammiliinid püsisid samal kujul kuni Esimese maailmasõjani. Hobustega veetavad trammivagunid olid sõitnud Tallinnas 26 aastat. 1912. aastal kuulutati Tallinn Peeter Suure merekindluse osaks ja peagi algas Kopli poolsaarel Vene Balti, Beckeri ja Noblessneri laevatehaste ehitamine. Tuhandete tööliste Koplisse tööle ja tagasi linna transportimiseks otsustasid Vene Balti ja Beckeri tehaste juhtkonnad rajada trammiliini Koplist kesklinna Vene Turuni. Võimaldamaks kaubavedu tehaste ja Kopli kaubajaama vahel ehitati raudtee laiarööpmelisena. Kasutati väikseid aurutrammi vedureid, millele lisandusid hiljem mõned bensiinimootori jõul liikuvad trammivagunid. Trammiveduri keskel oli kivisööl töötav aurumasin. Trammivagunid olid lahtised või pooleldi kinnised. Kinnine salong oli mõeldud rohkem juhtiva personali ja kontoritöötajate jaoks. Kopli aurutramm koosnes vedurist ja 3 vagunist. Trammid tegid päeva jooksul kummaski suunas tunnise intervalli järel 7-9 reisi. Pärast Esimest maailmasõda oli Tallinnas trammiliiklus pea täielikult katkenud. Kuna Tallinnas oli elektrivarustusega suuri raskusi, otsustas linnavalitsus hakata arendama mootortrammiliiklust. Konkavaguni raam ehitati pikemaks ja sellele paigaldati veoautomootor. Mootorvagun mahutas 25 ja haakes olev hobutrammi järelvagun 40 sõitjat. 1921. aasta kevadel alustati mootortrammi liiklust Narva maanteel Vene Turu ja Kadrioru vahel. Suvel pikendati liini Peetri platsini, kus oli saanud valmis ringtrammi tee ümber Peeter I ausamba. – 1925. aastal avati Tallinnas esimene elektritrammiliin Vabaduse platsilt Kadriorgu. Liinile läksid esimesed Viigateli tehases ehitatud elektritrammivagunid. Talvel liikus liinil ainult mootorvagun, suvel kasutati järelvagunitena ka lahtiseid konkavaguneid.
alates 1925. aastast ehitati tehasest Viigatel ja Ilmarine, raudtee peatehases, riigi sadamatehastes ja Tallinna trammitöökodades kokku 35 uut elektrimootorvagunit ja sama palju järelhaakevaguneid. 1927. aastal ehitati elektritrammi kontaktliin Tartu maanteele ja oktoobris alustati elektritrammide liiklust Vabaduse platsi ning Lubja tänava vahel. 1931. aastal ehitati Kopli liinil senine laiarööpmeline trammitee 1067 mm laiuseks ja sellel hakkasid sõitma mootortrammid. Sadamatehasest telliti Kopli liini tarvis uued mootorvagunid. – 1932. aastal pikendati trammiteed Telliskivi tänavalt edasi Balti jaamani, kuhu ehitati ka uus pöördring. Trammivaguni ümberpööramine pöördringil toimus inimjõul. – 1930. aastatel oli suuremaks tööks Pärnu maanteeliini ümberehitamine, pikendamine Tondi jaamani ja kontaktliini ehitamine. Pärnu maantee trammiliin ehitati ümber senisest ühe rööbasteiga liinist 2 rööpapaariga liiniks. Narva maanteel oli juba varasemast ajast 2 rööbasteed. 2 rööpapaariga trammitee rajati Tondi raudteejaamani ja seni kasutatud Alevi tänava ringtee kaotati. – 1936. aastal valmis uus trammidepoo Vana-Lõuna tänaval, mis mahutas kuni 40 trammivagunit. 1930. aastate teisel poolel liikusid Tallinnas suhteliselt uued ja heas korras elektritrammid. 1940. aastal oli Tallinna trammiliinide kogupikkus 13,4 kilomeetrit. Trammivaguneid oli 54, neist 20 elektrimootorvagunit, 9 bensiinimootorvagunit ja 25 järelvagunit. – 1944. aastal Tallinnas aset leidnud märtsi pommitamine pani trammiliikluse seisma mitmeks kuuks. Pärnu maantee trammidepoo oli saanud mitmeid pommitabamusi. Osa trammivagunitest said õhurünnakus kannatada või hävisid. Ka rööbastee ja kontaktliinid olid Tallinnas mitmes kohas purustatud. Trammiliikluse taristu suudeti taastada suhteliselt lühikese ajaga, kuid trammiliikluse käivitamine seisis sõidukorras trammivagunite puudumise tõttu. Trammidepoos alustati trammivagunite taastamist ja sõidukorda viimist. Juba 1944. aasta suvel oli võimalik sõita trammiga Kadriorust Tondile. Kuna suurem osa autobussidest oli sõjas hävinud, kasvas trammiliikluse koormus ja trammid koormati sõitjatega üle. 1949. aastal hakati ehitama Kopli trammiteed 2 rööpmeliseks ja elektritrammi kontaktliini. Uued rööpad olid maas 1950. aasta suvel ja kontaktvõrgu ehitustööd lõpetati järgmisel aastal. Kuna suurelt kodumaalt polnud võimalik uusi tramme hankida, otsustati kasutada vanu sõjaeelseid jooniseid ja valmistada trammivagunid nende järgi koha peal.
Uued trammivagunid ehitati Pärnu maantee depoo trammitsehhis, kasutades tehases Ilmarine valmistatud alusvankreid, raame ja muid sõlmi. – 1954. aastaks oli ehitatud kokku 15 uut elektrimootorvagunit ja 23 järelvagunit. Lõplikult taastati Pärnu maantee trammidepoo ja sellele tehti ka vajalikud juurdeehitised. Sõitmaks trammiga Koplist Tondile, Kadriorgu või Tartu maanteele oli vaja ühendada Kopli liin Stalini väljakul Pärnu ja Narva maanteeliinidega. Ühtlasi tekkis vajadus lahendada tiheneva liiklusega keskväljaku liikluskord ringliikluse põhimõttel. Rööbasteede pöörmete ja kontaktliini ehitus nõudis üksjagu aega, kuid 1953. aasta lõpuks valmisid Stalini väljaku liiklusring ja trammiteed. Juurde oli vaja soetada uusi kaasaegseid tramme, kuid kitsarööpmelisi trammivaguneid suurel kodumaal ei toodetud. Tallinna trammitrustile eraldati 1954. aastal Ida-Saksamaal Gotha linnas taastatud tehases toodetud 30 mootor- ja järelvagunit. Kaitsmaks raudteel trammivaguneid vandaalide eest olid uued trammivagunid pakendatud puidust ümbrisesse. Täismetallist kerega punastel trammivagunitel olid suured aknad, madalad trepiastmed ja pneumaatiliselt avanevad uksed. – 1955. aasta sügiseks sai valmis uus trammitee Tselluloosi peatusest üles Lasnamäele ning mööda Majaka tänavat ja Leningradi maanteed Ülemiste ringi lõpppeatuseni. Aastatel 1958–1960 sai trammipark täiendust Gotha tehase senisest moodsamate ja paremate trammide näol. Uute trammivagunite uksed avanesid ja sulgusid elektriajame abil. Salongis olid pehmed istmed ja laes luminofoorvalgustid. Trammivaguni tagumise ukse juures asus konduktori töökoht. 1967. aasta sügiseks lõpetati kõigi Tallinnas ehitatud trammide kasutamine. Nende asemele saabus 50 Gotha tehase liigendtrammi G4. 3 osast koosneva liigendtrammi pikkus oli 22 meetrit ja kaal 22 tonni. Kuigi istekohti oli 33, võttis tramm peale 215 sõitjat. 1967. aasta lõpuks koosnes Tallinna trammipark 100 Ida-Saksamaal toodetud trammist. 1973. aastal hakkasid Tallinnas sõitma esimesed Tšehhoslovakkias toodetud Tatra T4 trammid. Kokku osteti 60 vagunit ehk 30 trammi koosseisu. Edaspidi hakati Tatra tehases tootma ka KT4 liigendtramme, millest esimesed 10 saabusid Tallinnasse 1981. aasta kevadel. Kokku soetati 73 KT4 liigendtrammi, millest viimased saabusid novembris 1990. aastal. Sellega lõppes ka üks oluline ajajärk Tallinna trammiliikluse ajaloos.